Täna on teine ülöstõusmisaja pühapäev, mille teemaks on ülöstõusnud tunnistajad. Ja me alustame teenistust lauluga Miks veelgi haua ääres te leinas seisate. Miks veelgi haua ääres te leinas seisate? Miks kauni koinu tulles siit Jeesus otsite? Ta võitis surmava alla, tõi elu ilmale. Kuldkiiri päike alla, nüüd kallab kõigile. Kus enne olid muured ja nuttu pisaraid, seal kuulen võidukõnet ja rõõmu helilaid. Nüüd jälle taivas lahti on inimlastele, kus õnnistust ja tröösti võid saada hingele. Tänase pühapäeva psalmitekst on psalmist 73. Ometi jään ma ikka sinu juurde, sa oled haaranud kinni mu paremmast käest, oma nõuga juhatad sa mind ja võtad mind viimaks vastu ausse. Kes on mul muu taevas kui sina? Sest sinuga koos olles ei meelita mind miski maa peal. Kuigi mu liha lõppeb ja mu süda kaab, siis oled sina, Jumal, mu südame kalju ja mu osa igavesti. Sest vaata, kes sinust eemalduvad, need hukkuvad. Sa hävitad kõik, kes redlikult sinust loobuvad. Aga minu õnn on, et ma olen Jumalale ligi. Issanda Jumala peale ma panen oma lootuse, et jutustada kõiki sinu tegusid. Ja nüüd me jätkame palvega. Ja me palvetame. Issand Jumal, sina äratasid oma poja surnuist ja lasid paljudel tunnistada tema üles tõusmist. Aita meil usus vastu võtta nende tunnistus ja ava meie silmad nägema, kuidas päästja veelgi tuleb meie juurde sõnas ja sakramendis, meile rahu kuulutades. Vabasta meid kõrkusest ja kinnita meie usku, nii et me ikka tunnistaksime Jeesust kui oma Jumalat ja Issandat. Seda me palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi. Aamen. Lugemine püha Luuka evangeeliumi 24. peatükist, kus räägitakse, et Jeesus ilmub 11 jüngrile. Kui jüngrid seda rääkisid, seisis Jeesus ise nende keskel ja ütles neile, rahu olgu teile. Aga nemad kohkusid ja lõid kartma, arvates, et vaimu nägevat. Ent tema ütles neile, miks te olete nii kohkunud ja miks sellised kahtlused tõusevad teie südames? Vaadake mu käsi ja mu jalgu, et see ole mina ise. Puudutage mind kätega ja vaadake, sest vaimul ei ole ju liha ega luid, nõnda nagu te näete minul olevat. Ja seda öeldes näitas Jeesus neile oma käsi ja jalgu, aga kui nad rõõmu pärast ikka veel ei uskunud ja imestasid, ütlesid nad neile, kas teil on siin mingisugust söögipoolist?
Nemad panid ta ette küpsetatud kala ja Jeesus võttis ja sõi nende silme all. Siis ütles Jeesus neile: need on minu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma olin alles teiega, et kõik peab täide minema, nagu Moosese seaduses ja prohvetites ja psalmides minu kohta on kirjutatud. Siis ta avas nendele mõistuse kirjadest aru saama ja ütles neile: nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja 3. päeval üles tõusma surnuist. Ja tema nime peab kuulutatama meeleparandust pattude andeks andmiseks ja kõigi rahvaste seas alates Jeruusalemmast. Te olete nende asjade tunnistajad ja vaata, mina läkitan teie üle oma isa tõotuse. Teie aga viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt. See on püha evangeelium. Ja järgmiseks lauluks laulame laulu Pilvemüürist nüüd valgus välgatab. Pilvemüürist nüüd valgus välgatab. Pilvemüürist nüüd valgus välgatab. Läbi lukkudeni, issand Jeesus oma veib, sest surnuist tõusnud on ta. Patu orgu ju arm nüüd ulatub. Patu orgu ju arm nüüd ulatub. Läbi lukkudeni, issand Jeesus tuua võib, sest surnuist tõusnud on ta. Püha vaim loob nüüd rõõmu südameis. Püha vaim loob nüüd rõõmu südameis. Läbi lukkudeni, issand Jeesus tuua võib, sest surnuist tõusnud on ta. Tänased päeva piiblitekstid räägivad sellest, et ülestõusnud Jeesus ilmus kahtlevatele jüngritele ja veenis neid oma ülestõusmises. See pühapäev õhutab ka Jeesuse järgijaid tunnistama teistele inimestele oma ülestõusnud päästjad ja temast täitnud Vana Testamendi tõotusi. Nendest Jeesuse kohta käivatest Vana Testamendi tõotustest on kirjutatud ka tänase Luuka evangeeliumi tekstis, mida me äsja kuulsime. Vaatame koos, mis juhtus 2000 aastat tagasi ühes Jeruusalemmas asuvas toas, kus Jeesuse jüngrid lukustatud uste taga viibisid. Luukas kirjutab tekstis Jeesuse ülestõusmispäeva õhtuajast. Hommikul olid inglid ilmunud naistele, kes koos Jeesusega tulnud olid ja et veetas Jeruusalemmas paasapühi. Inglid olid öelnud nendele, et Jeesus on üles tõusnud. Siis käisid jüngrid haual, mis tõesti oli tühi, aga Jeesust ei olnud keegi näinud. Päeval oli 2 Jeesuse jüngritest läinud Emmause külla 12 kilomeetrit linnast ja kohanud teel meest, kes rääkis neile piiblist, et Messias esiteks kannatama pidi ja surema pidi ja siis kirkusse minema.
Kui mees murdiskoos nendekaan leipa, taippasit nad, et se olikin Jeesus, aga ta katus nende silmist. Kui mehed pöördusid Emmausest takaisin Jerusalemmaan, läksid nad öhtöpoole jüngrite juurde ja rääkisid köigest, mitä olid kokenut. Samal ajal, kui nad rääkisid, juhtus midagi ootamatut ja yllättävät. Jeesus lihtsalt ilmus kuskilt nende keskelle, kuigi ukset lukus olid. Jüngrit kohkusid ja löid kartmaa arvates, et näevät vain. Se kohkuminen oli jüngrite elus teine kord, kui nendel oli niin konkreetselt teku nähtämattu maailmakaan. Varem oli se juhtunut siis, kun Jeesus lähimmat jüngrit oli nendekaan mäe tippus ja Jeesus kirkastus, koos Moosese ja Eliakaan. Nähtämattu yleloomulik maailm oli tööllinen, aga inimeselle möistmattu ja seepärast hirmu ärattaa. Alguses teki ylöstousunut Jeesus kahte asiaa. Esiteks tervitas ta ehmunut jüngreit sõnadega rahu teille. Teku oli sellele ajastulle tavallise tervituse vormi ka, aga Jeesuse järgijatele tähendas se Jumalan rahu ja rahu oli esimene asi, mitä ehmunut inimeset vajasid. Nendest sõnadest sai alguse kristlik traditsioon ja tervitamisviis soovida teisele usklikule tervitades Jumala rahu. Ja se on eritti hea traditsioon. Selle tervittuse oli Jeesus möönnyt körvaten jaoks. Jüngrit tundsid Jeesuse ära tema hääle põhjal. Selle kuuldava ja rahustava tervituse ka püüdis Jeesus nende tähelepanu ja siis näitas ta neile oma käsi ja jalgu ning ütles: vaadake minu käsi ja jalgu, et see olen mina ise. See palve oli silmaden jaoks ja kui jüngrit nägid naelajälgi tema kätes ja jalgades, veendusid nad, et mees oli see sama Jeesus, keda nad nägid risti peal, kes aga praegu ülestõusnud on. Ja veel jätkas Jeesus: katsuge mind kätte ka. See palve oli puudutamise jaoks. Kysymys oli ülestõusnud Jeesusest, kes samaaegselt oli Jumal ja ka inimene. Ja Johannes kirjuttaa ilmoitusraamatus, et veel taivaselgi aujärjel asub Jeesus, tappetud tal, kelle kätes ja jalgades naede jäljet on igavesti näha. Need jäljet on tema tundemärgid, Jeesuse bränd. Jeesus on samaaegselt tapettud tal ja ylöstõusnud issand ja valitseja. Tema kehas on igavesti näha tema alandamine ja ylendamine. Aga mis pistmist on naelajälkedel rahukaa? Sellest on kirjoitettu Vanhassa testamentissa profeet Jesajan raamatu 53. peatykis jopa 700 aastat ennen Jeesuksen surmaa ja ylöstõusmist niin viisi. Ent teda haavatti meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil rahu oleks. Ja tema vermette läbi on meille tervis tullut. Sellepärast mä annan talle suurde osa. Ylöstõusmispäiväl soovis Jeesus jüngritele esimest korda sellist rahu, mis ristitöö kaudu saadut oli. Luukkaan järgi oli jüngritel ylöstõusmispühal raske uskuda, et Jeesus ylöstõusnud on.
Emmauseteel oli pöhjyseksi kahteleminen. Kuitas se voi olla niin, että Jeesus, kes 2 päivää varem suri ja vielä eile hauas makas, on tänään elävänä meidän kesken. Se ei ole voimallinen. Nähtämätön maailma imeks pantavat asiat ärättävät inimestestä kohe kahtlusi. Isekin arukkaat teologiatohtorit voivat rääkitä, että Bibli-imet on legendit, aga usklikkut inimeset teatvat, mitä tähentää Jeesuksen sana. Jumala käes on kõik voimallinen. Tänäisessä tekstissä on kahtelemiseen pöhjys täiesti teistsukunen. Luukas kirjoittaa, röömu pärast nad veel ei suutnut uskuta, ainut panit imeks. Kuitas rööm võib olla usutakkistuseks? Se on hästi inimilik nähtus, kun Jumal oma heatusekaa inimest yllättäp, töteptaa. Se ei saa niin olla. Se on liika hea, että tosi olla. Kui veel eile surnut Jeesus ilmus elavana jünkritte ette, ei saatnut nad tehdä muut kuin tosi asia yle imestata. Se, että inimene ei suuta Jumala suurte tekute ees imestusest uskuta, on inimlik, aga ainut positiivinen asia ja röömupöhjus. Ylöstousunut Jeesuse ja apostolitte esimene kohtuminen näyttäisi neille, että ylöstousunut Jeesus on täiesti teistsukunen, kuita nentekaa reisites ja tekutsedes ollut oli. Tema keha oli väljäspool aja ja ruumi piirankuit, taa ilmus ja katus, naku taa ise tahtis, sellesse huoneesse lukkutetaan. Aga Jeesus polnut ainut vaim, tal oli ka inimlik keha. Pelk inimlik liha ja veri ei voi päritä Jumalan riikkiä, kirjoittaa Paulus. Lihtsal vaimul ei ole liha ja veri ei voi päritä Jumalan riikkiä. Lihtsal vaimul ei ole luit, aga Jeesus oli need Jumala uuden luomisen tulemusena. Nähtämätty yleloomulik maailm oli siinä nähtävässä maailmassa elavalle inimeselle aru saamattu, nagu kirjoittaa profeet Jesaja Issanta sönana. Sest otse kui taivat on maast körkemmat, nöntä on minun möttet körkemmat kuin inimeste möttet. Luukkaan teksti jatkuu ylöstousunut Jeesuksen ja jüngritte kohtumista veel teise teemakaan. Jeesuksen ilmuminen oli nenten jaoks konkreettinen. Kuulumisen, näkemisen ja puuduttamisen kautta saatut töet. Aga kui möistmatut jüngrit ootasit veel töönteet Jeesuksen ylöstoutumisen kohta, piti Jeesus neille pöhjalikku piiplitunni, siis teoreettisen selvittuse, mille ajalla ta rääkis ja selettäisi, mitä vanha testamentin pyhäkirjat Jeesuksen surman ja ylöstoutumisen kohtaan opettavat. Piiplitunnis Jeesus ütles, need on mu könet, mis ma teille rääkisin veel teie juures olles, sest kõik, mis on kirjutatut minu kohtaa Moosese käskyseaduses ja profetites ja psalmites. Juudit jakasit vanha testamentin pyhät kirjat 3 osaksi. Esiteks oli Moosese käskyseadus, siis 5 Moosesen raamattut. Teiseksi oli profettikirjat, mille hulkkaa kuulusit ka ajalolliset kirjat. Ja kolmantaksi psalmit, vanhan testamentin poetilliset kirjat kaa. Jeesuksen pöhiväite oli se, että köikis vanhan testamentin kirjates on kirjoitatut mitakin tema kohta. Jeesus asettaa niin viisi oma elu pyhäte kirjate valkusesse ja sekä Moosese seadus,
profetit ja psalmit kirjoittavat mitäkin tulevasta Messiasta, Jumalan saatikusta. Ja Jeesus ytles, minä olen Messias. Jumala erillinen saatik, kenestä on kirjoitettu seatuses Issanta sönana, minä annan teille juuttite hulkast Moosese sarnase profeti, ja mä panen oma sönat taas suhu, ja te peatte tätä kuulemaan. Se oli ettekuulutus Jeesusesta Moosesen kautta tämä seatuses. Jeesus ei ollut ainut profetlik kuuluttaja, tämä olikaan Jumala kannattava sulane, ja Luukas kirjoittaa Jeesuksen sanana. Nöntä on kirjoittatut, että nöntä piti Kristus kannattama ja surmast ylös teusma 3. päivä. Jeesuksen järki kuulus Messia elu niin alantaminen kuin kannattaminen ja ristisurma. Kuinka ylentäminen, ylösteusminen surnuista. Alantamista ja ylentämistä on nähäkää Jeesuksen eskujuutes Vanhassa testamentissa. Iopi, Iisakki, Jaakoppi ja Jooseppi ja Joona kujul ja eritti Jesaja 53. peatyki Jumala kannattava sulase kujul. Ensimmäistä kortaa esine kannattava Messias jopa ensimmäisen Moosesen raamatun 3. peatykkis seoses pattun lankemisen kaa. Jumal töstap viha vainu maa, siis saatana, seemne ja naise, siis Jeesuksen seemne vahelle. Naise seemne purustap maa, saatana, pea, aga matu salvab naise seemne Jeesuksen kantaa. Sekä Jeesus öppettäisi, että kaikki pyhäkirjat osat tunnistavat Jeesusesta. Vanha testament kirjoittaa, että Jeesuksen tuleva Messia elu syntumuset ne on kirjoitetut siellä. Se tähendää, että Jeesus on koko Bibli punainen lönk, missä läpi kaikki pyhäte kirjat juoksee. Pyhä kirja ettekuulutusten täiten minek on yksi evankelist Luukka lemmikteemasit. Tämä rääkib, kuitas Jeesus mainis jüngrittele ennen Jerusalemma tulemista 3 kortaa omaa kannattamista, surmaa ja ylösteustumista. Luukkas kirjoittaa Jeesuksen sanana. Me lähemme yles Jerusalemma ja köit viiakseen löpulle, missä profetit on kirjoittanut ihmisen pojasta. Ta antakseen pakanatte kätte, niin tätä mönittätakse ja teottatakse ja tema pealle sylittätakse. Ja kuihnat tätä on piitsateekaa peksnut, tappat nat ta ja 3. päivällä teuseptaa yles. Jüngrit aga ei saanut sellest midagi aru, se köne oli varjul nende eest, nad ei veel möistut, mitä Jeesus ütles, aga pea nad möistsid. Ka apostel Paulus töötab Jeesuse sõnu Jerusalemmas viiakseen lõpule kõik, mis profetit inimese pojast kirjuttanut on. Paulus ütles, Jerusalemma elanikud ja nende ülemad ei tundnud Jeesust ära ja saatsid nõnda oma kohtuotsusega täide profetite ütlused. Ylöstousunut Jeesus selgittäisikin nyt jüngritelle sitä samaa, aga põhjalikummalt ja Luukas kirjoittaa. Jeesus avasi jüngritten möistuse niin, että nad aru said, mis juhtus suurel nädalal ja millest pyhät kirjat oli ette kuuluttanut. Jüngritte ees oli avattud piibel ja nendel oli nüüd ka avatud möistus. Ja viimaseks tänase päeva tekstis on missionikäsk Luukkaan järgi.
Jeesuksen nimel peab alates Jerusalemmast kuuluttamaan pattukahetsust pattude anteeksi saamiseks kõigi rahvaste seas. Teie olette nende asiatte, siis Jumalan suurte tegude tunnistajat, ent teie jääge Jerusalemma seni, kuni teid ehitatakse väel kõrgelt. Jeesuse järgijate ülesandeks oli sellal evankeeliumi kuulutamine esiteks Jeruusalemma linnas ja siis kõigi rahvaste seas. Kuulutuses peab tulema esile pattuse inimene, pattukahetsuse möödapäästmatus, aga pattukahetsusest Jumala poolt pöördumisest ei piisa, see peab juhtima inimese ka pattude anteeksi saamist ja rahu Jumalaga omandama. Pattukahetsus ei ole suunduslik nõudmine, see on Jumala pakkumine ja kingitus, armuvahend ja kes selle vastu võtab, võtab vastu anteeksi andmise. Jüngrite ülesanne, ka meie ülesanne on kuulutada evankeeliumi ja see algab kodulinnast ja siis peab see laienema maa äärdeni. Ja evankeeliumi tuleb kuulutada kõigile rahvastele alates oma kodulinnast ja niiviisi antaa tunnistus Kristusest. Ja ülöstõusnud Jeesusel on ka läkitada jüngritele püha vaim, kelle valamisest Jeesus tõotas ja kes antakse Jeesuse järgijatele ka missionitöö jaoks. Ja sellega me lõpetame ja Anna laulab järgmiseks laulu ülestõusmispäevast.
me tunnistamme oma kristlikku usku, oma usutunnistuse sõnadega. Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõigeväelise Isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Aamen. Nyt me koos palvetamme meie Isa palve. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand õnnistaku sind ja hoidku sind. Issand lasku oma pale paistaa sinu peale ja olgu sulle armollinen. Issand tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Isa ja Poja ja Pyhä Vaimu nimellä. Amen. Aamen. Ja lõppulauluks laulamme laulu Must sytä ärkkaa virkun meel, öö on ju myötä läinut. Mu sytä ärkkaa virkun